Tere tulemast kõigile sellele videokanalile. See videokanal Jeesuse süda ootab teid kingitusi ja kingib teile taevaseid armastuskirju, mis on meile siis ja praegu saadetud meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt ja Pühimalt Neitsi Maarjalt, et saaksime end tema taevaseks pulmadeks korralikult ette valmistada. Lamba Jumal. Täna esitleme Rumeenia Uue Jeruusalemma pühas kloostris Jumala sõna, mida meie Issand Jeesus Kristus ütles. Jumala sõna tõelise kiriku kohta 3. osa. Valik selleteemalisi tekste Jumala sõnast. Ma tulen oma rahva nõuannete järgi ja annan oma sõna ka teie, tolleaegsete peapiiskoppide ja preestrite üle. Minu sõna ei saa siduda. Mida sa teed, kui ma olen valetaja nagu 2000 aastat tagasi? Keegi ei uskunud, et Isa saatis mind taevast ja koguduse inimesed tegid minust valetaja ning kui nad nägid, et ma pole valetaja, peitsid nad oma vale alla ja sellest ajast peale seisavad nad sellega kaetud. Tõde, mis ärkas üles igaveseks. Mida sa teed, kui sa ei saa minult usukingitust, et uskuda Jumala sõna? Rumeenia on taevariigi eeskuju ja maarahvad kogunevad selle poole ja nad armastavad seda ja võtavad sealt minu sõna valguse, sest ma panen selle valguseks küünlajalgasse ja paljud rahvad söövad leiba taevast ja nad saavad teada, mis leib on, sest on kirjutatud, kus on raip, sinna kogunevad kotkad sööma. Ärge tehke minu rahva vaenlasi. Ta lubas endal olla usu ja armastuse ohver, ta lubas endal olla minu tahe maa peal inimsoo päästmiseks. See õpetus on minu, sest minu rahvas ei ole tarkade rahvas. Ta on hingelt vaene ning vaatab oma südame ja mõistuse silmadega minu ja minu kuningriigi poole ning näeb selles sõnas minu au. Minu sõna on Jumala au. Usu minusse ja sa näed selles sõnas Jumala au. Uskuge minu kuningriiki, mis on maa peal ja te ei mõista seda. O piiskopid ja preestrid, ärge pange mind ikke alla. Võtke minu valgus enda ja inimeste juurde. Ma ei tulnud teie seadusi rikkuma, vaid tulin täitma oma püha seadust inimsoo päästmiseks, sest Rumeenia on minu isa valitud riik, nagu on kirjutatud minu eilses ja tänases raamatus. Ma ei küsi sinult midagi, ma ei võta sinult midagi, mis on sinu oma. Lihtsalt anna mulle oma patud, et ma saaksin sulle andeks anda. Mina olen isa poeg, isa sõna, kellel on vägi andeks anda inimeste patud. Ma ei võta ka sinu au, sest ma ei taha inimeste au. Heitke see endast välja, ajage välja endi ja inimeste auhilgus, kes teid ülistavad, ja võtke endasse minu auhilgus, mis on minu tahe inimestes. Anna inimestele elu, võta ja anna. See on igavese elu sõna. Ärge võtke kive rusikasse, et mind visata, sest mu rahvas on hea, rahupoeg on minu rahva poeg ja ma kutsun Iisraeliks seda, kes usub minusse ja minu tahtmisse inimeste üle. Minu inimesed on kuningannad, kelle sees on aare. Müüge oma vara ja ostke see kuningriik ning saage rikkaks Jumalas. Minu inimeste keskel on elusõna, neil on mina kui sõna ja ihu ning ma teenin koos pühakute ja inglitega seda väikest, kes usub ja tema saab koos minuga, sest kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui ma olen tema keskel, siis ära kahtle tema elus, tema võidmises. Ma töötasin teile allutades. Ma võtsin teie hulgast preestri oma uue töötunnistaja vana mehe üle, et teha uus mees, kes sündis sõna ülevalt poolt ja isegi nii ei uskunud te mind, et ma tulin sõna maa peale ja täitsin sõna uue ajastu algusele üle Rumeenia, minu tagasituleku maa inimeste juurde. Oh, ära usu! Sa panid ikkagi oma vanglasse selle, kes tunnistas minu sõna suurejoonelisusest, kes rajas Jeesuse Kristuse kiriku maa peale. Vaata, nii sa mõistsid minu üle kohut, nii sa teadsid mind, mitte tundnud mind. Aga ma ikka koputan. Ma koputan ikka ja jälle teie kiriku ustele, Rumeenia tänase kiriku piiskopid ja preestrid. Ma koputan ka Rumeenia väravatele, koputan ka teie väravatele. Koputage ja koputage. Ma koputan, et mulle avataks ja üle väravate ma ei hüppa, sest hea karjane läheb väravast sisse, mitte üle ülaosa lambalauta. Rumeenia on minu lammaste tall, lambad, kelle isa on mulle andnud ja ma tulen neid karjaseks raudkepiga, Jumala sõnaga, mis karjatab neid, kes tahavad ja neid, kes ei taha, sest jõgi voolab ja elujõgi ei kuiva. Igavese elu sõna jõgi voolab ja voolab üle ning kes usub, sellel on igavene elu ilma kohtuotsuseta. Aamen. O, liturgiat palutakse olla püha, sest seal on kirjutatud, tehke seda minu mälestuseks teis. Seda ei tohiks töötada need ilma mõistuseta, sest inimene, kellel on mõistus, on see, kes ei tunne elus midagi peale Jumala.
vaid sellisel inimesel on mõistus, sest inimene ei pidanud teadma muud kui seda. Jumal puhkab temas kuju ja sarnasus inimeses. O neitsi ema, su poja juur, ma juurdusin sinusse isast, et mul oleks juur inimeses, et ma oleksin inimese juur taevast, isa juurest, sest ma tulin isa juurest sa juur. Neitsi ema, mu armas neitsi pruut. Oh, kuidas ma saan teie laulda, et häbistada neid, kes ei kuulanud teie sõna, mis ütles, kõik rahvad on minus õnnelikud. Teid tähistatakse Iisraelis. Sina oled mees, kellesse ma juurdusin, et inimene inimesest välja kasvada ja nii ma tegin uuesti inimese ja inimesel pole mõistust ega tea. Sina oled Jumala kuningriik inimestes ja inimene ei tea, mida minu kuningriik temas ja tema juures tähendab. Ei koguduse mees, kes ütleb, et ta tunneb Jumalat, ega see, et keegi teab midagi, sest mees oli uhke ja kukkus, ulatades käe, et võtta seda, mida ta ei peaks võtma. Varastas ja kukkus ja mees jäi iseendas peremeheks ja nii on ta tänaseni. Ja ma tulin ja ütlesin, kes tahab tulla minu järel ja koos minuga, see salaku ennast ja kandku oma rist minu järel, võtta õla enesesalgamine ja olla minus, järgides mind. Oh, inimene ei tunne minu kuningriiki inimestes. Ka kirikumees ei tea, ema. Oh, ta ei tea, kallis poeg, mees ei tea. Isegi koguduse mees ei tea, mis on sinu kuningriik inimestes ja inimeste üle. Oh, au sulle minus, et ma olin sinu kirik, kuhu sa tulid, kui tulid isa juurest inimeste juurde. Inimene ei tea, mida kirik ja Jumala riik kirikus tähendavad. Samuti ei tee seda preester, kes leiba käes hoides ütleb, õnnistatud olgu issanda Jeesuse Kristuse mälestuseks, kes kui süütu tal toodi tapmisele ja võtab pärast leiva lõikamist teie keha leivast välja. Leiba 4 pooleks, öeldes, ja tema elu võeti maa pealt. Ta võtab suu ja paneb sind taldrikule ning ütleb, issanda tall on tapetud maailma elu pärast siia torgates su paremale poole, võtab ta siis veini ja vett ning valab need klaasi, öeldes, vett ja verd tuli välja issanda küljelt. Oh, preestrid ei tea, mida tähendab püha liturgia, sest kui nad teaksid, saaksid nad aru, mida ma mõtlen, kui ütlen, õnnistatud on Jumala isa, poja ja püha vaimu riik. Preestritel ei ole mind oma elus, preestritel ei ole mõistust, neil pole mind, aga see pole inimese võimuses. See on kingitus Jumalalt mitte inimese kaudu, mitte inimese poolt võetud, vaid minu armu kaudu, mis jääb neile, kes teevad minu püha tahet kehas. Jumal tunnistas inimese ihus, inimese elus. Seda ei õpita inimeselt ega inimese kaudu. Kes õpetas Abrahamile usku Jumalasse, Jumala armastust. Sest usk on armastus. Kes õpetas Melkisedekile usku Jumalasse. Ma õpetasin talle usuandi, minu andi uskuda inimesesse, sest issand halastab, kellele ta tahab või karastab, ja see ei ole inimese võimuses, vaid Jumalalt on usu kingitus inimeses. Mina olen issand, mina olen see sõna. Kui vale on see sõna teie ees, o koguduse inimesed, teadke, et mina olen see sõna. Mina olen ja te näete inimese poega selle sõna hiilguses, sest Rumeenia on isa ja poja ja püha vaimu kuningriik. Aamen. Ja see saab olema õigeusk, mida elavad selle ustavad pojad, ja see on minu kirik, nii nagu see on, sest selles olen ma keha ja sõna oma mälestuseks. Ma ei ole selles mitte ainult keha, vaid ka sõna, sest ma olen alati täna. See on tänase sõnumi lõpp. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid oma püha südame lähedal. Aamen.